tulemast, armas rahvas, meil on täna siin tõeline ekraanide sõda, sest laudade taga on suured ekraanid ehk filmiperekond. Ja väikesed ekraanid ehk telepere. Aplaus! Õige. Nii, ja küsimus ongi televallast. Me kõik teame, et teleekraanidel on alati kasvav vajadus. Mis saadete järele, Õige, reisisaadete. Meie kanalites ongi ainult 36 reisisaadet. Küsisimegi televaatajatelt, et mis reisisaateid on veel puudu? Mis reisisaateid on puudu? Niisiis. On see üldse kindel, et neid on juurde vaja? Näiteks, palun väga, Jüri Pihel Duo Meediast on korduvalt üritanud reisisaateid eetrist maha võtta, aga vaatajatele meeldib neid vaadata, isegi selliseid, ma tsiteerin, kus palja ülakehaga keskealised mehed mööda ilma ringi rallitavad. No, mis iganes saatest muidugi on jutt. Nii et, Anu, palun. Ma ei tea, et võib-olla mingisugune selline saade, kus saab teada praktilist reisikohtadest, näiteks tuntud inimesega mingis võõras keskkonnas, mingi selline saade. Mingi selline asi. No, rahvas ütleb. Palun väga. Tõesti täitsa olemas, tubli Anu. Noh, nii. Andrei, palun, jah. No, ausalt öeldes võiks mõne inimese siit nagu natuke pikemaks ja kaugemale ära saata, nii et äkki Valting BSA-ga Üksikul saarel, näiteks. Näiteks. Ehk siis Valting BSA-ga Üksikul saarel ja rahvas ütleb. Ei ole sellist pakutud, aga Romi, ole lahke. Mulle tundus, et rahvale meeldis see hiljutine episood ministriga nagu arvamusreisil. Siis ministriga arvamusreisil pakud. Jah, olgu, rahvas ütleb. Palun väga, täitsa olemas. Pakume veel. Orm, palun, jah. Paneks trühvlit otsides. Trühvlit otsides? No jah, trühvlit. Olgu. Rahvas ütleb. Ei, sellist ei ole pakutud, aga ma annan võimaluse ka filmiperele, nii et kallis filmipere. Ja äkki mingi selline saade, kus noored püüavad võimalikult väikese eelarvega toime tulla. Rahvas ütleb. Tubli. Ilma rahasta Dubais, väga hea, pakkuge ka veel. No ma pakuks sellist reisipiirangutega reisisaadet, näiteks Taavi vedelikuga lennukis. Taavi vedelikuga lennukis, olgu. Rahvas ütleb. Palun väga, kainena kaugele, suurepärane, kõlab küll natukene nagu 2 kainet, aga no las ta olla. Pakume veel, palun, jah. No kõige suuremad reisijad on ju eakad, nii et äkki sealt midagi. Vaatame, eakate reisisaade, rahvas ütleb. Palun väga. Täiesti olemas, aga vaatame nüüd üle, kuidas on punktid jagunenud. Suurepäraselt kõik vastused on välja tulnud, nii et võtame ette, armas rahvas, teise küsimuse ja järgmine küsimus kõlabki. Kes on Eesti filmides enim peaosi mänginud filminäitlejad? Andres, palun. Jaa, Tolk. Asi selge. Just seesama, see, kes põrnitseb igas Eesti filmis. Rahvas ütleb. Ei, seda ei ole keegi pakkunud. Rahvas ei paku Tolki, absoluutselt mitte. Aga lähme edasi. Mari, palun. Ever. Või et mis, pole midagi kuulnud või milles asi? No, Ita Ever. No kuulge, muidugi, jah. Vaatame. Rahvas ütleb. Palun väga, täiesti olemas. Suurepärane. Jaa, muidugi. Ivo, palun. Aga võib-olla siis Jaanus Põld. Jaanus Põld. Vaatame, rahvas ütleb. No, Jan Uuspõld, no loomulikult, muidugi, paistab, et tegelikult on lihtne küsimus, eks? Aga anname korraks siis ka teleperele võimaluse vastata ja alustame sealt otsast. Orm, palun. Malmsten. Kumb?
see päris. Rahvas ütleb. Palun väga. Olemas. Anu? Ulfsak. Kumb? Noorem. Rahvas ütleb. Palun. Suurepärane. Nii, Andrei, sinu kord. No oli vist mingi selline kunagi... Ta oli mingi jalahäda vist või? Tõnu Kark äkki? Tõnu Kark, jah. Tõnu Kark? Noh, palun vaatame. Rahvas ütleb. Olemas. Aga kõige rohkem rahva poolt pakutud vastus on veel avamata ja selleks ma lähen filmipere poole ja võin anda teile ka vihje. Ta on ühtlasi ka lavastaja ja ühtlasi ka stsenarist ja seda ka muidugi kõige rohkem. Karolin. No ma mõtlen, kuna mina olen siin filmiperes päris uus, eks ole, et mul ei ole nagu varem olnud väga põhjust neid Eesti filme üldse vaadata, aga no tolki ei olnud, jah. Okei. Ta tegi kellegiga koos praegu ju mingi... Kellega ta koos tegi seda? Keegi Maimik. Jah, Maimik. Maimik? Ja teie olete? Jah, läheb. Vaatame, mis rahvas on selle peale ütelnud. Ei, kahjuks mitte selliseid ei teata igal juhul. Kas vaatame nüüd siis kõik koos üle, mida rahvas tegelikult on ütelnud? Mart Sander, muidugi. No kuulge, kuidas te sellise elementaarse asja peale ei tulnud siis. Aga nüüd paneme pallid pöörlema ja loosime välja järgmise nädala uued maksud. Siit nad tulevad. Aplaus! Juhuhuhu!